Shalom ja tere tulemast tagasi Iisraeli koos Aliniga. Täna tulime Galilea Kanaasse tutvuda paigaga, kus Jeesus tegi oma esimese ime, kui ta muutis pulmas vee veiniks. Aga ärge kujutage ette pruuti valges kleidis abielu sõrmusega ja taustal helisevate kelladega. Täna tutvume ime toimumispaigaga, selle arheoloogiaga ning saame teada, millised olid pulmad tol ajal tegelikult. Kui olete valmis, siis alustame. Jeesus suurema osa oma elust Naatsaretis, mis tol ajal oli väike juudi küla, kus elas vaid mõnisada inimest. Ja ta elas seal kuni umbes 30. eluaastani. Siil veetis ta need aastad, mida me nimetame varjatud aastateks, enne kui ta alustas oma teenimist, oma avalikku elu. Ja kogu Naatsareti ja selle ümbruse elanikkond tundis Jeesust lihtsalt kui Puusepp Joosepi poega. Aga kõik muutub, kui Jeesus kutsutakse pulma siinsamas Galilea Kaanas. Me oleme vaid 6 kilomeetri kaugusel Naatsaretist põhja pool. Ja tol ajal oli Kaana palju suurem ja tähtsam linn kui Naatsaret. Aga kelle pulm see oli? Kes kutsus Jeesuse? Meil ei ole võimalik kindlalt teada, kui traditsiooni ja kõige laiemalt tunnustatud teooria kohaselt oli see pulm Nathanael Bartolomeuse oma, üks Jeesuse jüngritest. Ja see on väga loogiline, kui loeme piiblit, sest on kirjutatud, et Jeesus kutsuti koos oma pere ja jüngritega. Kui see oleks olnud lihtsalt keegi, kes oli Joosepi ja Maaria ning nende pere sõber, siis poleks ta kutsunud kõiki jüngreid. Ja veel üks märk on see, et Jeesus oli sel hetkel alles oma teenistuse alguses. Ta polnud veel ühtegi avalikku imet teinud. Seega ei olnud ta veel nii kuulus ja tuntud inimene, et teda oleks kutsutud nende inimeste pulma, keda ta ei tundnud või kellega tal polnud suurt lähedust. Ja piibel räägib meile, et ta oli pärit Galilea Kaanast. Ja vaadake täpselt siin kõrval, me näeme ühte kirikut, Apostel Nathanael Bartolomeuse kirikut. Kirik on tavaliselt suletud. Aga täna saime eriloa, et teie jaoks filmida. Saime isegi kiriku võtmed. Nii, et siin on esimene värav juba avatud ja lähme nüüd koos sisse. Nüüd küll, lähme. Vana kristlik traditsioon räägib, et just siinsamas asus Nathanaeli maja. Ja tema loos on midagi väga huvitavat. Kui Filippus tema juurde tuleb ja kutsub teda Jeesust järgima, mis oli Nathanaeli vastus? Ta ütleb, Naatsaret, kuidas saab sealt midagi head tulla? Ja Filippuse vastus on suurepärane. Filippus ütleb, tule ja vaata. Aga kui me nüüd võtame selle dialoogi ja asetame ajaloolisse konteksti, siis on see täiesti loogiline. Kaana oli palju suurem, rikkam ja tähtsam linn kui Naatsaret. Sõna otseses mõttes oli Naatsaret Kaana ääreala. Ja me näeme seda tänapäevani. Sageli inimesed maalt ja linna äärealadelt neid diskrimineeritakse vahel. Mõnikord arvatakse, et nad on vähem väärt kui suurlinnades elavad inimesed ja Nathanael teeb seda.
Vähemalt esialgu, kui ta kuuleb, et Jeesus on Naatsaretist, tundub see talle kummaline. Tema jaoks oleks loogilisem, kui Jeesus oleks pärit Kaanast või vähemalt mõnest teisest suuremast linnast nagu Jeruusalemm. Kuid kui Natanael kohtub Jeesusega, ta pöördub kiiresti ja saab tema apostliks. Me ei saa ilmselt kunagi täiesti kindlad olla. Kas see pulm, millest Jeesus siin Galilea Kaanas osa võttis, oli Natanael Bartolomeuse pulm? Küll aga on üks asi, mida me tõesti teame. Milline see pidustus oli? Milline oli pidu linna tänavatel ja Peigmehe majas? Nii et nüüd läheme koos avastama seda suurt pidu. Pulmad tol ajal olid väga erinevad sellest, mida me tänapäeval tunneme. Esimesel sajandil korraldasid enamiku pulmadest vanemad. Ja pärast seda, kui pered olid kokkuleppele jõudnud, küsiti ka noorpaarilt nõusolekut ja kui nad olid nõus, siis toimus kihlus. Tänapäeval kihlus on pigem sotsiaalne sündmus. See on avalik teadaanne, et paaril on plaan abielluda, kuid sellel pole mingit juriidilist kehtivust. Aga tol ajal oli kihlus väga tõsine asi. See tähendas kindlat abiellumist. Ja juba kihluse ajal anti pruudiluna pruudi perele. Kihluse katkestamine oli nagu lahutus. Ja me näeme seda näiteks Piiblis Joosepi ja Maaria loos. Kui nad olid kihlatud, kuid veel mitte abielus, avastas Joosep, et Maaria oli rase. Ja tema esimene mõte oli siis, oli temast lahutada. Aga siis ilmub ingel ja sekkub ning räägib talle tõtt. Jeesus Kristuse sünd oli selline. Maria, tema ema, oli kihlatud Joosepiga. Kuid enne nende ühinemist leiti, et ta oli püha vaimu läbi rase. Joosep, kellega Maaria pidi abielluma, oli õiglane mees ega tahtnud teda avalikult häbistada, seepärast otsustas ta temast salaja lahkuda. Kui ta selle üle mõtiskles, ilmus talle unes issanda ingel ja ütles: Joosep, Taaveti poeg, ära karda võtta Maariat oma naiseks, sest see, mis temas on eostatud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Kui Joosep ärtas unest, tegi ta nii, nagu issanda ingel oli talle käskinud ja võttis Maaria naiseks. Ja tavaliselt umbes aasta pärast kihlust toimus pulmapidu, suur pidustus. See aldas omamoodi paraadiga. Pruut viidi hobuste või tõldadega, inimesed ümberringi laulsid ja tantsisid, tähistasid, mängisid muusikat, kandsid tõrvikuid. Ja kuidas pruut riides oli? Abielusõrmuste kandmise tava ei olnud, kuid pruut kandis omamoodi krooni. Ja ärge kujutage ette pruuti valges kleidis, vaid tolle aja pulmarõivad olid pidulikud ja värvilised. Ja see suur pidustus jõudis Peigmehe majja, kus toimus pidu ja pidusöök.
Lõpuks jõuamegi pulmapaika, peole, tähistamisele endale. Ja me näeme, et sellesse paika on ehitatud kirik. See kirik on pärit aastast 1881. Hiljem lisati sellele veel mõningaid asju. Aga ärge laske sellel moodsal fassaadil end petta, sest see kirik on ehitatud palju olulisemate jäänuste peale. Tutvume kõigepealt moodsa kirikuga ja siis selle arheoloogiaga. Saabusime ühel väga rahulikul päeval Kanaasse, sest kiirematel päevadel näeme siin kirikus sageli palju pulmi ja abielutõotuste uuendamisi. Ja pange tähele, et juba siin meie jalgade all näeme arheoloogilisi jälgi esile tulemas, nagu see väike mosaiigi jäänus 4. või 5. sajandist, millel on arameakeelne kiri. Aga nüüd süveneme selle koha piibli arheoloogiasse. Tulge minuga. Ja siin näeme juba arheoloogilisi väljakaevamisi ja see, mis siit leiti, on fantastiline. Siin on 1. sajandi maja jäänused. See maja eksisteeris 1. kuni 4. sajandini. Just 1. sajand ongi see aeg, mil Jeesus elas. Ja miks see oluline on? Sest tol ajal toimusid enamik pulmadest majas sees, tavaliselt peigmehe enda kodus. Ja siin on arheoloogilised kihid. Kõige vanem neist pärineb Jeesuse ajast. Selle peale ehitati siia Bütsantsi sünagoog, hiljem Bütsantsi kirik. See tähendab, et see koht oli kristlik palvepaik juba väga ammu. Me räägime siin vähemalt umbes 1500 aasta tagusest ajast. Ja selle peale ehitati ristisõdijate kirik, mis samuti hävitati. Ning lõpuks näeme siin seda 19. sajandi kirikut. Ja kui me oleme siin peigmehe majas, siis siin toimuski pulmatseremoonia ise, mis koosnes kõigepealt õnnistusest. See tähendab, et paar õnnistati ja seejärel korraldati suur pidusöök. Ja see pidusöök võis kesta päevi, isegi kuni 7 päeva ja me mäletame seda näiteks Simsoni loost, kes elas üle 1000 aasta enne seda pulma. Kui Simson abiellus, kestis ka 7 päeva pidusööki ja pidustusi. Muide, see traditsioon on meil osaliselt säilinud, vähemalt tänapäevani. Tavaliselt toimub pulm päeval või ühel õhtul ja pärast seda järgmisel 6 päeval loetakse Sheva Brachot, 7 õnnistust. Nii et koos pulmaõhtuga ja veel 6 päevaga kokku kuni tänapäevani paljud maailma juudid tähistavad 7 pidupäeva pidusöömingutega, palju toitu ja ka veiniga. Ja veinist räägime me veelgi rohkem, kui süveneme veelgi arheoloogiasse. Ja kui Jeesus oli sellel pulmas, vein sai otsa. Mis tänapäeval võib tunduda tühise asjana, oli tol ajal väga tõsine probleem. Väga oluline asi 1. sajandil oli see, mida nad pidasid külalislahkuseks. Ja veini lõppemine peol võis olla kogu peigmehe perele avaliku häbimärk. See oli nagu, kuidas perekond kutsus kõik need inimesed. Osa neist tuli kaugelt ja nüüd ei suuda nad külalisi korralikult kostitada.
pulmad olid tol ajal suured sündmused ja väga hästi korraldatud. Ka selles pulmas oli olemas tseremooniameister, korraldaja, et tagada, et kõik läheks hästi. Aga kõik ei läinud hästi, sest vein sai otsa. Ja siis Jeesus Maria palvel sekkus ta olukorda. Ta ei teinud seda lihtsalt selleks, et peole rohkem veini anda, vaid selleks, et mitte lasta sellel perel häbisse jääda ega rikkuda pidustuse rõõmu. Seal olid 6 kivist anumat, mida juudid kasutasid puhastusteks. Iga ühesse mahtus umbes 100 liitrit. Jeesus ütles teenijatele, täitke anumad veega ja täitke need ääreni. Siis ütles Jeesus neile, nüüd viige natuke peo ülemale. Nad tegidki nii. Ja peo ülem maitses vett, mis oli muutunud veiniks. Ilma, et ta oleks teadnud, kust see tuli. Kuigi teenijad, kes olid vee toonud, teadsid seda. Siis kutsus ta peigmehe ja ütles, kõik pakuvad kõigepealt parimat veini ja kui külalised on juba piisavalt joonud, siis pakutakse kehvemat veini. Sina aga oled parima alles nüüd välja toonud. See tunnustäht, mis toimus Galilea Kaanas, oli esimene, mille Jeesus tegi. Nii ilmutas ta oma au ja tema jüngrid uskusid temasse. Jeesus käskis täita 6 kivianumat veega. Mitte 6 kannu. Unustame selle pildi 6 väikesest kannust. Ta käskis täita 6 suurt kivianumat. On vaja piisavalt veini 100 inimestele mitmeks päevaks. Ja seepärast mahutas iga kivianum kuni 100 liitrit. Ja vaadake, mida siin arheoloogilistel väljakaevamistel leiti. Leiti just nimelt üks kivinõu, mis on valmistatud kivist. See sobib väga hästi ka piiblitekstiga, sest piiblitekstis öeldakse, et kivinõudes olevat vett kasutati tavaliselt juutide puhastamiseks. Ja juudi usu Moosese seaduse kohaselt kõige puhtam materjal on alati kivi. Seetõttu valmistati tol ajal puhastusnõud sageli kivist. Niisiis, võib-olla on see 1/6 algsest kivinõust, mis täideti veega. Kujutage ette, kuidas teenijad tassivad siia 600 liitrit vett, teadmata miks. Aga nad kuuletusid ja see on üks osa imest, mida ma pean kõige ilusamaks. Pulmas oli tõenäoliselt 100 inimesi, suur osa Kana ja lähedal asuvate külade elanikest nagu Jeesus Naatsaretist. Aga kõigist peol olnud inimestest kõige tähtsamad septets, kes olid väljas ja tähistasid, kes tegelikult nägi esimest imet? Kes see oli? Teenijad. Kõige lihtsamad inimesed, kes töötasid, sest nemad kandsid oma jõuga vett ja nemad nägid, kuidas vesi sisse läks ja vein välja tuli. Sest need, kes olid peol, mida nemad nägid, üha rohkem ja rohkem veini tuli juurde. Aga need, kes siin töötasid, nägid päriselt Jeesuse esimest avalikku imet. Me võime vaadata ka selle ime füüsilist suurust. Jeesus ei teinud lihtsalt 6 veinikannu, ta tegi 6 suurt veeanumat. Ja mitte lihtsalt veini, ta tegi parema veini kui see, mis peol juba oli. Piiblis on kirjas, et kui tseremooniameister seda veini joob, ütleb ta, vau, kas te jätsite parima veini lõppu? Tavaliselt anti parim vein alguses. Kui inimesed olid juba natuke rõõmsamad, võid nii öelda, siis hakati andma odavamat, lihtsamat veini.
ja ta üllatub, et parim vein anti just lõpus, kuid ta ei teadnud, et see parim vein oli Jeesuse tehtud vein. Ja üks oluline asi, mida ma tahan teiega rääkida, on see, et me räägime siin veini imest. Aga me peame piiblit lugema tervikuna ja samuti meeles pidama, et piibel ütleb meile, et joobes olek on keelatud. Ma ei ole siin selleks, et öelda, kas võib või ei või veini juua, aga meenutame, mis on kirjutatud efeslastele. Ärge jooge end veinist purju, mis viib liiderlikkuseni, vaid olge täidetud vaimuga. Ja nüüd jätkame oma jalutuskäiku Galilea Kaanas. Ma näen, et paljud inimesed küsivad siin kommentaarides, kas Pühal Maal on protestantlikke või evangeelseid kirikuid. Ja teadke, et jah, on küll. Ja sellepärast tahtsin ma teile seda kohta näidata. See on baptisti kirik siin Galilea Kaana südames. Ja see aegadel, mil pole konflikte, on see täis inimesi. Ja on imeline siia tulla, sõbrad, näha pruute saabumas, pulmad toimuvad siin, samuti abielutõotuste uuendamised. Tõesti, see on väga eriline koht ka Kaanas. Nii et kui te tulete siia linna, saate tutvuda ka selle arheoloogilise osaga, mida ma näitasin. Aga ma rääkisin ka selle kiriku pastoriga ja ta palus mul teile öelda, et selle kiriku uksed on avatud. Kõigile inimestele üle kogu maailma, kes tulevad siia tähistama piiblisündmust ja ka armastust. Loodan, et teile meeldis meie tänane jalutuskäik ja kohtume järgmisel korral.